olla hoopis. Ja nüüd jalgpaageniga akvaariumisse. Jahe. Eile tundus kuidagi soojem hommikul. No minu arust on täitsa okei, et taevas on sinine, päisma ei saja. Ma arvan, et siin tuleb ilus soe ilm. Uuesti siis akvaariumisse. Et nüüd pole 2 aastat käinud, siis saab näha, kas midagi on muutunud. Troopiline lõhkimine, ma arvan, et see on see niiskus ja kolavus. Nii, ja nüüd tuleb kohe esimene asi. Algus on täpselt selline, nagu mäletan siin. Seda eskalaatorit üldse ei mäleta. Mina mäletasin. Dinosaurused lendavad kohe üles. Ingel-tangel, džungel, väga uhke. Seal on mingi konn või mingi ploom. Kuule ongi seal ääre peal. Istub patakonn seal. Mitte roheline, seal oksa taga täpselt, teise oksa peal. Oi, siuksed suured. Olin ma vee all. Kilpkonnad suured. Mis seal toimub? Konnad. Näed, mingi tangerjad. Dorites. Jaa. Näed, ja vaata, see on kopskala. Ei. Vaata rai seal. Mis loom see on? Dinosauruse luual ajal. Pilk on. Mingi pika nogaga kala. Tahate koopas käia, näed? Jaa, mine! Siin on päris lahe. See kuubas on päris pikk. Aga ma filmin sinu pealt. Vaata. Taas on filmin. See kilpkonn oli siin eelmine kord ka. Mõtlesin, et mis akvaariumis ta on ja tundub, et täna on sinine kala siin akvaariumis. Mangroovid. Väga lahe. Elud on minu arust päris hästi siin näha saamas. Ma olime terve aeg vee all. Ma ei teadnud, ma olime terve aeg vee all. See on 8 jalga, vaata. Nüüd see näeb välja nagu mingi roosa ja diamandi. Appi aita! Nii, oota. Väsimus peal juba. Ei ole, ma lihtsalt tahtsin rahulikult vaadata kalakesi ilma. Kahe klaasi paneeli vahe, vaata. Näha, kui sügav see on. Kuidas sul akvaariumis meeldib? Hästi. Minu teada on mingi siuke süsteem, et sul pannakse ühte akvaariumisse kokku kalu, kes üksteist ei söö. Kui sa oled hobikalapidaja ja sa uut kala ostad, siis sa vaatad, et kas on kirjas, mis kalu sa sööb või mida sa ei söö. Ja siis sa oled väga kurb, kui see info on vale. Eks huvitav jah, et kuidas see Osaka akvaarium nüüd tunduks, eks ju. Vaatan, et seal oli megat rahvast. Jah, seal oli see ringi üles minek ja siis oli see kalade paitamine seal üleval. Mina tunnen seda, et kõik vahemaad on seekord mega lühikesed. Et siia tuleb ka, et eelmine kord ma mäletan, et oli mingi vants ja mingi suur hädaorg, et siia saada, eks ju. Ja nagu see maavanda sealt Poemadel Maarist kuni selle akvaariumini tundus nagu mingi kilomeeter veel. Nüüd läksime nagu mega Ma võisin su nina. Ma nato koodi. Minu nina. Kuule, Rudi, ütle, mis kala siin on? Väiksed kalad. On väiksed kalad, päris suur kala ju. Vaata kui lõus.
Rallid. Lõunasöök terveks nädalaks. See on jah imelik, et seekord me pole mitte ühtegi eestlast teinud. Eelmine kord me nägime siin ja üle-eelmine kord nägime siin ja väga imelik. Pole seda kohta ma mäletan, vaatan. See on need kalad, pikad peaga kalad, kes on peidus sedasi. Näed, ugokene, see on kelp, vaata see, mis kasvab järjest mingi jaoks pikemaks ja pikemaks. Aga kuidas siis oli akvaariumis käik? Täitsa tore oli. Lastega on ikka, nüüd on lihtsam käia igal pool. Aga lahe, nüüd siis linna peale ja edasi vaatame, mis toimub.